Tere, mina olen Lauri ning täna uurime küsimust, mida ilmselt siin mängus kõige rohkem küsitakse. Kuidas raha teenida? Niisiis, te avastasite endaks GTA Online'i ja nüüd tahate õiget pappi teenida. Just nimelt seda me täna uurimegi. Loomulikult soovib see õpetus igale mängijale, kuid alguses käsitleme natuke algajatele mõeldud teemat. Algajatele soovitan osta kõigepealt selle garaaži, mis on hetkel ekraanil. See on kõige odavam kahekohaline garaaž autode jaoks ja maksab 25 000. Siia mahub teil ära Elegi ja see teie esimene auto, mida te saite natuke tuunida. Elegi on kõigile tasuta auto, mida on võimalik saada Legendary Motorsport leheküljelt. Kui auto ostetud, ilmub see mõne aja pärast teie garaaži. Hetkel on selle tuunimine üsna mõttetu, sest teil pole väga midagi lahti. Samuti soovitan hoida alguses peal Passive moodi, mida saab aktiveerida Interaction menüüst, mille saab lahti, kui vajutad M-tähte. Siin saab navigeerida nooltega. Vajutate nool üles ja juba vaatabki Passive moodi valik vastu. Passive moodis ei saa keegi sind tappa ning seda ei saa teha ka teie, sest relvad on selle ajal kätte saamatud. Soovitan alati kõik teenitud raha pangas hoida. Raha panka panemiseks on üle Los Santose paigutatud pangaautomaadid, kuid lihtsam on teha seda jällegi läbi internetibrauseri. Nüüd, kui põhilised asjad on räägitud, lähmegi raha teenimise juurde. Ilmselt kõige lihtsam viis on poodi röövida. Enamus poed on linna peale laiali jagatud. Poode leiad oma kaardi pealt ostukorviku Onjalt. Soovitan selleks varuda endale mõni kiirem auto ning samuti ka relv. Astu poodi sisse, sii relvaga poemüüja poole ning oota, kuni ta kassast rahakotti laab. Kui ta rahakotti teil andnud, siis tulistage talle kätte, et ta teid lasta ei saaks. Poemüüjat ei pea täiesti ära tapma. Ühe poeröövi eest saab umbes 1–2 tuhat ning neid saad teha nii palju kui tahad. Seda soovitan teha tavaliselt siis, kui on natuke raha juurde vaja, et osta kuule või midagi muud odavat. Tänaval sõitvaid autosid saab Los Santos Customsis müüa. Tavaliselt saab nende eest kuni 12 000. Mõttekas on siiski müüa üle 7000 maksvaid autosid, sest kui sa oled ühe auto maha müünud, siis pead ootama 48 minutit, et saaksid uuesti müüa. Müümiseks varasta tänavalt auto, sõida Los Santos Customsisse ja vali menüüst sel valik. Seejärel antakse sulle hind, mida selle auto eest saad ning siis saadki auto maha müüa. Teine valik on Simeonile autosid viia. Kuna see on suht mõttetu viis, kuidas raha teenida, siis sellest ma pikka juttu ei tee. Igastahes, selleks peab sul olema telefonis sõnum Simeonilt, kus on autode nimekiri. Algajatele soovitan auto nimesid guugeldada, sest sa ei pruugi peast teada, mis auto see on. Peale varastamist pead tärnidest vabanema, auto üle värvima ja siis veel selle sadamasse viima. Lõpuks makstakse sulle 7–12 000. See on mõttetu, sest sa pead nägema rohkem vaeva ning ise raha sisse panema. Interaction menüüs leidub ka selline valik nagu Daily Objectives. Neid on seal 3 ja kui need kõik on tehtud, antakse sulle koheselt 25 000. Neid sa saad teha iga päev. Kui sul on neid tehtud 7 päeva järjest, antakse sulle 100 000. Iga päevaselt terve kuu korral antakse sulle 500 000. Neid on üsna lihtne teha ja raha saab ka nende eest päris korralikult.
Tihtipeale tuleb FreeModes ringi sõites ette FreeMode evente. Sellest annab teada kiri ekraani all servas, mis kirjeldab ülesande sisu ja kuidas seda sooritama peab. Seal lobis kõigi sama ning kes selle evendi kõige paremini sooritab, saab kõige rohkem raha. Samuti saad mingi tasu ka teistele kohtadele jäänud mängijad. Tavaliselt on nendeks eventideks näiteks Longest Wheelie, Highest Speed ja nii edasi. Raha saab hästi teenida ka stunt-reisidega. Need on kõige mõttekam teha siis, kui Rockstar teeb Double Weekendi, mis tähendab seda, et saad 2 korda rohkem RP-d ja raha. Kui sa tahad teada, mida see tuleb, siis tuleb jälgida Rockstari sotsiaalmeediat. Kui tahad reisi teha, siis tuleb vajutada Escape nuppu ning online menüü alt valida Jobs. Sealt edasi valid, et kas tahad teha Rockstari sõite või midagi muud. Edasi tulebki sul teha oma valik, mida sa täpsemalt teha tahad. Siit valid omale meelepärase sõidu ja alustadki. Soovitan teha neid vähemalt 3 sest muidu on igav. Ühe reisi pealt saad keskmiselt 7000. Stunt-reiside puhul saad natuke rohkem. Rääkides töödest, siis ka missioonid annavad raha. Missioon avad sa rank-upides. Neid saad alustada, kui helistad kas missiooni pakkujale või siis vahepeal tulevad sulle kutsed, mida saad aksepteerida. Kõige kasulikum on võtta kas Lesteri või Martini missioone. Neid on mõttekam teha kas sõprade või teiste mängijatega, sest siis on lihtsam ning samuti on palk suurem. Ühe missiooni eest saab maksimaalselt 25 000. Kindlasti teha neid ainult hardi peal, sest siis on tasu ja RP veel suurem. Samuti ei ole raskusastmetel väga vahet. Enamus mängijate lemmikviis raha teenimiseks on kindlasti heistid. Heistide tegemiseks peab tegema kõigepealt setup'e, kus pead koguma heistijaks vajalikke esemeid, nagu näiteks erilised autod, lennukid, relvad või muu selline. Setup'ite tasu on umbes 10–20 000, olenevat raskusastmest. Heiste on kokku 5. Igal heistil on oma setup'id. Heistidesse saatsid kutsuda teised mängijad, kes on selle algatanud. Teade ilmub sulle vasakule, minimapi peale. Kui sa tahad ise heisti teha, peab sul olema high-end korter ja pead olema vähemalt rank 12. Kõige odavam high-end korter maksab umbes 200 000. Heiste peaks samuti tegema hardil. Igat heisti finaali esimest korda tehes antakse sulle 100 000 boonust. Kõige parem oleks heiste teha koos sõpradega, sest tihti on võõrastega erinevad probleemid ning sõpradega niikuinii lõbusam mängida. Kui sul on juba nii palju raha, et sa saad lubada endale firmat, siis sealt saab samuti päris palju raha. Kui sa tahad osta kõige odavamat kontorit ja ladu oma firmale, on sul kokku vaja 1 250 000. Seejärel saad palgata endale töötajaid ja osta kaste. Kastid pead toimetama oma lattu. Saad osta 1, 2 või 3 kasti korraga. Kõige rohkem saab raha teenida, kui ostad iga kord ainult 1 kasti, kuid see võtab jällegi rohkem aega. Kui su ladu on täis, siis saad enda lao sisu maha müüa. Kaste lattu viies või need maha müües peab olema ettevaatlik, sest teistele mängijatele tuleb teade, et sina sõidad kastidega ringi ning nad võivad tulla ja su ära tappa. Seejärel võivad nad su kastid hävitada ja siis on need kadunud. Neid kutsutakse CEO missioonideks ja neid saab teha ainult siis, kui oled public lobis. Kui sa järgid kõike seda ning teed pikaajaliselt mitu korda omale meeldivaid viise, siis lõpuks koguneb su päris hea summa. Selle raha eest saad osta maju, autosid ja palju muud. Samuti oled sa neid asju tehes saad väga palju levelit juurde ja tänu sellele on sul palju rohkem asju lahti. Peale mõnda heisti soovita osta Armored Kuruma, mis maksab 525 000 ja Sentorno, mis maksab 725 000 või selle asemel Entity XF-i, mille saab poest 795 000-ga. Need 2 on kõige odavamad superautod mängus. Armored Kuruma on täielikult kuulikindel ja see on parim auto, millega saad heiste ja setup'e teha. Eelmainitud superautodega saab aga kiiresti ringi liikuda, kui su sellist valikut peaks kunagi vaja olema. Näiteks, su äsja ostetud jaht tegib teisel pool maailma või midagi sellist. Kes teab?
ja see on kõik. See on vaid väike osa GTA Online'i võimalustest ja palju on veel ees. Mina olen Lauri, tänan vaatamast ja head raha teenimist!